Nii, tervist, oleme siis jõudnud tagasi garaaži. Ma ei teagi, äkki see on võib-olla äkki 3. video. Oleneb, kas ma nüüd selle teise video saan valmis, sest seal juhtus väike äpardus. Ja vahepeal jõudsid meil Stantsist jupid Nissanile. Ja ma ei tea, nii hästi. Ja see lõhnakuusk lõhnab päris hästi. Ja siis, mis me veel täna teeme? Tahaks minna vähe kiiremate jalgratastega sõitma. Peaks nendega ülevaatusele ära käima. Vaatame, kas saame läbi. Ikka saame läbi. Ja täna nii ilus ilm ka, päike paistab. Suve ajal näitas 15 kraadi vist. Autoga tulin siia. Nii et täna vist kohe ei hakka vist arvatavasti Nissanile juppe külge panema, et käiks enne motadega, käiks ülevaatusel ära ja äkki õhtupoole, kui on vähe rohkem aega tegeleda sellega, siis tegeleks Nissaniga ja naudiks praegu nii kaua ilma. Vaatame, äkki teeme mõned klipid mootorratta sõidus ka. Nii et näeme. No nii, käisime siis mootorratastega ära. Need on meil kodu juures nüüd praegu pargis, et ülevaatuselt saime läbi, tegime väiksed tiirud, uues ilus ilm, tuul natuke külm, aga muidu täitsa ees. Ja proovime siis hakata seda Nissanit kuidagi tegema. Vaatame, mis meil siis on, et vaja tööriistaga mingi kohver võtta. See on siin. Autoda vajab päris kitsas minna. Tööriista kohver valmis panna, siis ma panen siia natukene seisma. Ma võtan teise päeva. VD40, natuke äkki aitab paremini potti lahti saada. Aku igaks juhuks. Nii, kas meil need asjad on äkki sees? Me teame, mis on vaja. Kuigi ma kahtlane tunne, et ma unustasin oma poldikeeraja vist koju. Nii! Vana aja tunne. See valgus läheb vähe valgemaks ka, mis meil siis on. Meil on vaja see siit vahetada. See on, näha, see paistab siit läbi olevat. Ja siis tulevad need. See ja see. Aga kas me saame neid nii vahetada, et me peatihvrit lahti võtma? Ma kahtlen. Tihvrit lahti võtta. Arvatavasti peab sumpa ära võtma alt.
ja veel mingisugused asjad. Et ta siit korralikult lahti tuleb, auto arvatavasti veel üles tõstma. Saab veovillide kohas ka veel lahti hakata võtma need veovillid. Ja kardaani ka veel. Okei. Mida siin ikka molutada, hakkame vaikselt pihta. Rippuma teagi, kui palun seda kaamera siis. Nii. Teagi, kus see kõige parem koht on siin üldse, et kuhu kohta seda panna ja salvestada. Kindlad kätte pärast ei lasta kodus voodisse, kui käed mustad on. Nii. Liguneme ära. Nii, vahepeal siis sai vahetorud ära võetud. Nüüd selle viimase selle kuradi suure pötsakaga siin. Noh, ikka natuke peab vaeva nägema. Tihedad kohad, vaatame, kuidas see kuradi suur pötsakas siit lahti tuleb siis. Juba mitu korda näpud kuhugile vahele jäänud. Näpud on nii mustad, et koju vist ei saa minna. Normaalne elukas raisk. Jep. Nüüd ehk pääseme siis siia ka lähedale normaalselt inimese moodi. Aga mootorrattad sõidavad. On kuulda. Nii, mis meil veel on? Kardaani võib-olla arvatavasti lahti võtma. Siis saab selle ära toestada. Veovõllid lahti võtma, nagu ennest ütlesin. Ja see tähendab seda, et ma pean auto üles tõstma, pukkide peale panema. Muidu ei saa pöörata ja persse.
nii, siis liigume edasi. Vahepeal ma ei filminud seda jama, mis ma siin vahepeal tegin, siis on lihtsam siin kohe ära seletada, mis värk on. Vahepeal tõmbasin kõik sumpad ära, põhimõtteliselt. Need sukad, mis seal on, üks sukk on katki ja nüüd ma saan aru, mille pärast ta plärises imelikult. Ja nüüd lähme siis jälle, vaata mis meil on siin, kuidas me edasi on läinud. Veopõllid on lahti mõlemalt poolt. Päris okei oli lahti võtta. Nii, mis meil veel olid, siis on ma arvan speed sensorid mõlemal pool olid. Üks oli siin, teine siin. 12-sega lahti. Nii, mis meil siis veel on? Mul on vaja veel kardaan veel lahti võtta. Aga õnneks ma juba need tegin lahti enam-vähem siin. Poldid lahti ja sinna panen väikse toa alla, et see päris rippuma ei jää, et panen midagi alla. Ja siis meil on vaja arvatavasti siit 1-2 lahti võtta. Ja mind huvitab see kõige rohkem, mis siin on. Selles suhtes ma ei tea, kas mul nii pikka padrunit on, et ma saan selle lahti võtta. Ja kas mu, kus ta on siis, mutrikeera üldse lahti teeb selle. Nii et cracking on läheb edasi. Jätan praegu siis oleks aega filmima jälle. Vähe pikema video äkki. Muidu siin seletan nii kiiresti ära ja ei saagi midagi. Päris hea. Ops. No täpselt sinna alla. Märkmed on nagu tehtud, aga tuleb päris hästi lahti. Nii. Kas ta on ainult sellega kinni või on ta siis sisse nagu mitte sisse lühitatud, sisse lükatud ka. Saame kohe teada. Veopõllid olid küll kaks, jah? Jah. Nii, paneme need pollid kõrvale. Joh, ei tea, kui kerge see on. Okei, eriti nice. Nii, siis ei teagi, kas me proovime enne need siit lahti saada või proovime seda suurt pirakat, mis siin on. Arvan, prooviks seda suurt pirakat enne. Sest need ma arvan, et tundub päris lihtsalt siin. Nii et paneme oma mingi lambi siia, spotteri. Ja teised asjad ka siit teist ära. Nii, mutrid paneb niimoodi, et neid pärast leiab ja teab ka, mis asjad need on. Need paneme kogu ära. Tunnelis on, kuidas öelda, pisut jahe, aga kui liigutad, siis on alati sulle. Nii, ära pandud.
Jep. Lähme siis alla tagasi. Nii, saime siis selle piraka kätte. Ei uskunud, et see nagu nii raske on. Paras kolakas. Aga noh. Auk on siin. Ja see on ikka normaalselt läbi. See on ikka suht perses oli see. Ma ei tea, kas siin näha, aga augud saad. Ja keegi on vist kunagi nagu vahetanud. Siin, see on nagu, siin on vanem, paistab suht kõva nagu lähed. See on nagu uuem. Nagu täitsa okei. Eks siis peab selle kuidagi sul raisk. Selle siis siit välja saama. Nii et vaatame, kuidas see siis välja tuleb meil. Ma arvan, et tänaseks ikkagi lõpetan. Mul on vaja arvatavasti tõmmitsaid sinna, et need kätte saada sealt. Vaatame, äkki sõbra käest saab. Sõbra on siin lähedal kohe hea küsida. Või siis vaatame ise. Äkki muretseme endale ka seepärast, et kui teed, siis on hea endale olemas kohe võtta. Nii et jätan ta siis siia praegu. Ja ma ei tea, äkki järgmises osas filmin uuesti, kuidas siis need lahti saada ja kuidas me need uued külge paneme ja kuidas me selle uuesti alla saame. Et järgmise korrani siis. Nii et täna koju. Mañana.